imeilus Kings Casino ning ma olen siin hetkel OpTibeti eelmise hooaja kolmevõistluse võitja Kristjan Laasiga. Enne kui läheme kolmevõistluse juurde, räägime natukene sinust, et mõne vaatajaks see võib-olla ei ole nii tuttav. Kes on Kristjan Laas, kus kohast ta tuleb, mis ta teeb? Tere ka minu poolt, mina olen siis Kristjan, esimest korda olen Rosvadovis, täiesti fenomenaalne koht, jurakas koht ka, aga kes ma olen? Ma ise kutsun ennast meelelahutajaks, viimased 5 aastat ma arvan, et ei jää muud üle, kui kutsuda ennast influenceriks ja täpsemalt siis hasartmängude influencer, inglise keeles on selleks parem sõna casino influencer või midagi siukest või gambling influencer, aga jah, mängin slotte, pokkerit ja üritan seda lõbusalt teha. Ja ongi siin, et ütleme nii, et superstaari lavalt meelelahutajaks, et kuidas selline aste juhtus? See on päris huvitav lugu, sellepärast, et ma avastasin pokkeri enda jaoks umbes sellel samal ajal, kui ma hakkasin Superstaari saates laulmisega tegelema. Ja see on väga suur põhjus, miks ma laulmise tegelikkuses pooleli jätsin, oli see, et ma avastasin, et on midagi siin maailmas, mida mulle meeldib rohkem teha. Ja see on mano ja mano, pokkerit mängida ja bluffida. Sa oled kommentaator, sa oled saatejuht, pokkerimängija, aga nüüd juhtub see asi, et sa saad jätkata ainult ühega. Mis see on? See on päris hea küsimus. Ma kardan, et pokkeri mängimine kukuks mul siis ära, sellepärast, et minu kirg võib-olla on ikkagi populariseerida seda mitte läbi enda mängu, vaid selle mängu, ütleme, huvitavamaid ja põnevamaid aspekte mängijateni või vaatajateni tuues ja seda mängu, ütleme siis, algajate jaoks huvitavaks tegemises, seega ma arvan, et nendest valikuteks jääks kindlasti kommenteerimine pigem või selline seatpidi kaadritagune töö. Enne meie järgmist suurt peatust, mis saab olema septembris Maltal, ehk siis ütleme nii, et Eesti suve pikendus, me kohtume juulis Tallinnas. Sweeten Special nädalavahetus. Kas sa üldse tead, mis on Sweeten, millised on su kokkupuuted ja kas me äkki võime ka sind Tallinnas näha? Jaa, Tallinnas näete mind 100% kindlasti, kas siis pokkerit kommenteerimas või Vot selline mõnus melu meil siin ongi. Inimesed panevad raha lauale ja tervitused muidugi kaas striimerile, kes siit läbi astus. Aga näete mind kas kommentaatorina või mängijana 100% kindlasti. Aga Sweeteni koha pealt ma tean 100% mis see on. Sweeten on välja mõeldud rootslaste mängijad skämmida eestlastelt rämedat raha välja. Olen mänginud korduvalt üks lõbusamaid pokkeriformaate üldse, mitte kordagi ei ole võitnud. Väga äge mäng. Nii, ja jõuamegi sealt algusest uuesti lõpus selle juurde tagasi. Kolmevõistlus. Eelmine hooaeg eestlastel tuntud Silver Laas, Televiira. Kes on sul selle hooaja partneriteks ja miks peaksid Farmi Gabriel, Lihtsa elu Tele sind vaatama? Jaa, kõigepealt aitäh OpTibetile, kellega koostöös me teeme seda kolmevõistlust ja tänu millele ma üldse saan siin täna olla, et kuna õnnestus eelmine hooaeg kolmevõistlus ära võita, siis auhinnaks oli ja tänud ka Frankele, otse loomulikke kogulevede festivali tiimile, oli see samune pakett siin uhkes hotellis, main event ja kogu see lisalõbu, mis siin juures on. Aga kolmevõistlus toimub siis pühapäeviti Vinteve kanali peal ja seal toimub põhimõtteliselt, miks on uutele vaatajatele eriti hea, on see, et meil käib ka liiga. Ja liiga kestab 15 etappi ja selle liiga turniiri sisse osta $5 ja lisaväärtust on 10 000 euro eest. Et see on nagu täiesti pöörane, arvestades, et seal mängib mingisugune 50 inimest kaasa seda liigat maksimum, siis 10 000 euro eest lisaväärtust on päris korralik ja järgmine vend, kes siia tuleb. Kes seda liigat kaasa mängib, võib olla samamoodi Maltal The Festivali mängimas ja korraliku tulemuse saamas. Ma sain siit enda esimese Tšehhi finaallaua kogemuse kätte, nii et I'm in the money, mul on enda moobis lipp. Et kolmevõistluses see hooaeg siis osaleme mina, Meelis Ahman ja Martin Kõiv, kes on viimasel ajal väga hea soos. Ahmanit teevad niikuinii kõik ja süsteem on lihtne. Kes teenib kõige rohkem raha, saab jackpoti fondi endale igast tulemusest, mis me siis saame, läheb 5% jackpoti fondi. Ja viimasele kohale see saab Kinga, kes teenib kõige rohkem raha ja asendatakse uue mängijaga. Et huvitavaid inimesi iga pühapäev mingisugune 6-10 tundi turniiri, high stakes turniire ja selle kõrvalt õpib ja saab meelelahutust, nii et mina soovitan tulla kindlasti. Ja praegu saime aru ka sellest, et sa soovitad liituda, seal on ka jälle ju pakett välja panna, nii et kõik, mida sa hetkel siin kogenud oled, on
hea, all, kuidas on? Fantastiline, mul oli täpselt sellist puhkust vaja. Ma pean küll varakult ära minema, ma pean 2 päeva varem ära minema, kui see festival siin läbi saab. Aga ma lähen suhteliselt kurva südamega ära, sest see oli täpselt selline puhkus, mida ma vajasin piisavalt pokkerit, ülimõnus hotell, kus lõpuks enda unetunnid täis saada, et siis jällegi värskena tagasi minna koju tööd tegema. Nii et ma ei tea, ma ootan juba sügist ja Maltat. Nii, aga olgu, kohtume live laudades, online laudades järgmise korrani. Tänud.